tere! Ja ma pean kohe Toomas au päästmisega ütlema, et ei ole minu PR-üritusel siin praegust, et see sattus tõesti kokku, et mul tuleb üks film ka praegust välja. Ja samas ma üldse ei riski olla populist, ma valmistasin natuke ka slaide ette, aga ma tõesti ei taha sellest filmist rääkida. Aga pildid mõjuvad, midagi pole teha. Ja ühesõnaga üks film tuleb välja, aga nagu Eiksin väga hästi ütles, ega tõesti ei taha sellest rääkida. Ja see on see faas, kus see, mis sa oled just teinud, sind välja oksendab. Ja nii ta on, sa oled ise sellest väga tüdinud. Ja ma hakkasin üsna täpselt kinni tegelikult Toomas väga kirglikust meilist, mis ta saatis. Ja ma isegi printisin selle välja, päris täpselt ei mäleta muidu, et kuidas teda ei painama see, et mis see siis kõik on, et millest kõik alguse saab ja et tekib midagi, mida seni ei ole sellisel kujul olemas olnud, et me oleme teinud midagi, mida keegi varem veel näinud ja kuulnud, lugenud ei ole. Ja mis mind arhitektidega seob, ja see on hästi tihti see lihtne asi, et arhitektid on vähesed, kes saavad aru, et mingi asi võtab aega jube kaua. Ja et seal on väga palju musta tööd peale sellise poeedirõõmu, et see algideest lõpliku produktini, nii rõvedalt kui see ei kõla, võtab tõesti tihti praegu 3, 4, 5 aastat. Ja mina ehitan emotsioonidest ja luust ja lihast inimestest, aga ma jäin nagu mõtlema, et mis see siis on või see põhiasi. Ja siis ma otsisin lausa kooli konspektid üles, kust mul on jäänud meelde päris hea ühe venelase kujundi lahtikirjutus. Et need on ka sellised asjad, millega me lahmime pidevalt siin olmes, et oi, et mingi film on liiga kujundlik või mingi lugu on liiga kujundlik, et ei, tegelikult ei ole nii. Tihtipeale on tegemist igava sümboolsusega. Ja sümbol on väga lihtne asi, et sellega on kõik selge, see tähendab ühte konkreetset asja ja see on lihtsalt selle ülekantud tähendus. Aga ma ei ole võimeline seda nii hästi peast ütlema, ma parem loen selle vähese koha. Ja nii, ja ma arvan, et see on tegelikult väga sarnane kõikides kunstivormides. Et mis see on siis, mis tihtipeale käivitab tihtipeale, enda puhul ma tean, et on mingi idee, painaja, mingi lahendamatu olukord, mis jääbki nii kauaks tiksuma, kuni sa leiad talle lõpuks väljundi, vormi, hakkad siin otsima reaalseid tegevusi taha, lugu taha, siis hakkad otsima ka seda vormi taha. Aga mis see on see, mis muudab mingi asja täiesti vastupandamatuks? Ja see on lõpuks, ma arvan, ikkagi enamus kunstiteoste puhul see sama kujundi jõud. Ja ma arvan, et see on päris hästi lahti võetud see kujundi jõud. Et ma ei hakka siin nüüd ümber sõnastama, ma kasutan seda lohisevat samad definitsiooni, kus on kogu aeg filmi idee sees siis, või ütleme filmi mõiste sees. Nii, kujundi mõju. Kui filmi idee seda nõuab, on kujund absoluutselt hädavajalik. Kujund ei ole hädavajalik alati, ühesõnaga. Aga miks on idee ja kujund omavahel tihedasti seotud? Kujundi mõju vaatajale on emotsionaalselt väga tugev. Kui filmi idee seda nõuab, on režissöör kohustatud vaatajalt sügavalt mõjutama. Vastasel juhul filmi esialgne idee muutub. Kujundit nõudev idee muutub ilma kujundita banaalseks ja kahemõõtmeliseks. Aga võt see on nüüd oluline asi, see kõik eelnev on jama. Kujund tugineb alati reaalsele elule. See on miski, mida vaid režissöör on märganud ehk elust enesest tähele pannud. Vaatajal tekib kujundit jälgides tunne. Kuidas küll mina seda ei näinud. Filmi kujund ei ole fantaasia vili. Kujund on reaalses elus nähtu, mis tuleb siduda filmi süžeega. Ja nüüd on veel olulisem asi, ja ma arvan, see on iga kunstiteose, kuidas nüüd öelda, konstruktsioon. Et kujund on kahese omadusega. Loogiline mõtteosa, mida me oskame sõnastada, ja teine on emotsionaalne tundeosa, mida on võimatu formuleerida. Ja lugesin seda konspekti üle 100 aasta üle ja ma arvan, et rohkem vähem saab selle enamus asjade juures kohaldada või taandada, vähemalt mul on niisugune tunne jäänud.
ja ma ei tea, kui paljud teist on juhtunud siin lugema ka sellist toredat indiaanlaste muinasjuttude kogumikku nagu Vembuvana lood, mis selle suure fänni Hosso Krulli tõlkes on ilmunud ja seal on lõpus väga hästi kokku võetud üldse kogu loomisprotsessi olemus ühe väga laheda Aafrika muinasjutuga. Seda pikalt ei hakka ümber jutustama, aga ühesõnaga lühidalt kokku võttes on seal tegemist ühe tegelasega, kes ise on väga arrogantne ja vastik ja ei talu paradoksi. Ja kui teised saavad aru, et ta kogu aeg lükkab neid tagasi sellega, et ta ei talu nende paradoksi, ehk et on mingi asi, mida sa ei saa lõpuni lahti pulkadeks võtta, siis nad tapavad ta. Ja see ongi see, et inimene, kes ei saa loomingu vastuolususest aru, et ega ta ei suudagi ise luua. Ja piltide puhul, pildid on puhtalt illustratiivsed, võime neid vajutada, see on minu ehitusmaterjal ja et võib-olla see pole nii hea, aga millest siis hakata seda emotsioonide maailma ehitama, et ütleme, seal on minu paradoksid, et ühest küljest ma istun nagu takus kinni selles Papa Freudis, Papa Freud on väga hästi kogu argeolopsühholoogia ära sõnastanud, kes on lugenud, teab ja ei ole midagi igavamat kui ainult psühholoogia tegelikult, et kõik see põhjus-tagajärje ahel. Idas nad on natukene nutikamad selle koha pealt, et nad on seal vabanenud sellest juba aastatuhandeid tagasi, et nad teavad, et iga hetk, iga kohalolu, iga elementi võib täpselt samamoodi nautida. Aga meie istume siin kinni oma sellest dramaturgilises põhjus-tagajärje ahelas. Ma arvan, et mina täpselt samamoodi olen selle ori ja ometi sa pead leidma sellele asjale selle unikaalse vormi, mis seda sama psühholoogiat tühistab, võõrutab sellest ja nii sa hakkad neid asju kuidagi oma peas kokku panema, tavaliselt need lähevad ise kokku ja nii ta siis tekib. Mis ma veel mõtlesin, et mis on üks mingis mõttes paratamatus ja üks lähtekoht tegelikult üldse. Vähemalt, ma ei tea, võib-olla tõesti on see ütleme, teistes kunstilõikudes teistmoodi, aga inimestega töötades ja kui see lähtepunkt on rohkem-vähem psühholoogiline, siis ei saa sa üle ega ümber kahest kõige kangemast asjast, mida on armastus ja surm. Ja mida kauem sa nende teemadega tegeled, mida rohkem sa nende asjadega kokku puutud, siis sa näedki, et need ongi ainukesed asjad, mis tegelikult esitavad meile neid põhiküsimusi. Vähesed kohad siin maailmas, kus me tuleme välja oma kookonist ja kuidagi nii ta on läinud, et ainukene tõeline hüpe meie isiklikus arengus toimubki läbi armastuse või siis tapmise. Saan aru, et loeng on... Meil on vist lühiloeng, nii et kõik. Ma siis rohkem ei... Tänan. Ja, sest armastusest tapmisest palju ei tea, aga mul on sellised lihtsakohelised küsimused. Kuidas on niimoodi, et mul on need 2 filmi ikkagi nagu meeles ja need on vanad, nendest võib rääkida. Jah. Mul läheb kaua aega selle seedimise peale ka, et ma ei saagi mingilest uuest rääkida. Et nad on nagu, kas Toomiku film on justkui dokumentaalfilm? Kuskil ma vaatasin, mingisugust kohast oli nimetatud dokumentaalfilmist, olgu peal, aga kas esteetilistel põhjustel on ka dokumentaalfilm? Ma tahaks teada, enne kui sa hakkad rääkima, et kus on see
piir nagu selle dokumentaalse ja mängufilmi vahel või kus nagu, mille järgi see käib? Miks need filmid mulle väga meeldivad, et seal on nagu niisugune, nad on nagu ülimalt dokumentaalsed, aga mitte ainult. Ja et eriti nagu see esteetilistel põhjustel on niisugune film, kus mina ei tea, Andres Kurg justkui on ise, aga et ega ta ju ometi ei taha sinna Taani jääda tegelikult. Ega seda piiri ei olegi tegelikult. Et on lihtsalt erinevaid meetodeid, kuidas suunata seda asja soovitud suunas, et kui sa ikkagi midagi hakkad tegema, see on nüüd muidugi natuke vastuolus sellega, et on oht ka konstrueerima jääda. Ja see on ka tihtipeale, ütleme see, et väga ilusti kõlab sõna komponeerima, millest sa kirjutasid, aga sealt ongi hästi väike sammuke juba edasi ja siis on see konstrueerimine ja minu arust on see arhitektuuris ka juba natukene allpool. Et tuleb mingid asjad lihtsalt ära konstrueerida ja seda sisaldab ka iga filmi tegemise protsess. Ja et see ongi niisugune hästi tundlik teema ka filmis, et rohkem-vähem tekib tervik, kui tekib see idee, algimpulss, tihtipeale sa tead juba algust lõppu ette, rohkem-vähem, ja kuidas nüüd hakata selle poole liikuma, et see on teine asi ja see on nüüd igaühe enda sisetunde küsimus, et kas ta suunab neid asju, ehk siis lavastab platsil rohkem, ehk siis võttekäigus või manipuleerib ta nende asjadega, manipuleerib kõlab halvasti, aga see on ka täpselt suunamine teise sõnadega, või montaažis siis. Montaaž on üks väga julm relv, seda me kõik teame, et see on see, kus asjad lõpuks kokku saavad, kus tekivad need kaadrite vahelised seosed ja need tähendused, kõik need tähenduse pained tekivad lõpuks montaažis. Hakkasin seda asja ütlema, et loomulikult, kui pole midagi monteerida, siis ei teki ka mitte midagi, et sul peab ikkagi see materjal olema. Aga ei, selles mõttes minu jaoks ei ole väga suurt vahet. Et lihtsalt, ütleme, neid nii-öelda dokke tehes on mul, ütleme, see partnerlusaste selle inimesega, kellega me seda vahetult teeme või on ta nüüd siis kurg või toomik või asi, et ta on võib-olla mingis mõttes vahetum. Aga selle võrra on ta ka natukene leigem või, et me tegelikult teame üksteist ja tunneme, et seal on seda tundmatut maad vähem ja ma pean või ma võin lubada endal seda, et ma natuke aiman, mis juba juhtuma hakkab. Aga mängufilmi puhul erutab mind vähemalt näitleja puhul see, et ma pean hakkama mingis mõttes uskuma temasse, et sealt võib välja kaevata midagi sellist, aga see, kuidas see temast kätte saada, see tuleb ikkagi ette valmistada väga põhjalikult, et see on tihtipeale on sul seda enne seda lihtsalt võtet, on sul ikkagi lehekülgede viisi enda jaoks, et kui inimene jookseb lukku ja kogu see tehas seisab su selja taga, selles mõttes on filmivõte väga sarnane ehitusega, et ühel hetkel on seal tehas selja taga, et kuidas sa liigud sealt välja või kuidas sa liigud edasi. Jah, see on tuttav tunne küll, et joonised ei ole, aga tehas on. Aga kas on veel küsimusi? Tahaks ka arhitektuurist rääkida, et on mõni maja, mille kohta sa võid öelda, et see on hästi filmilik? Tegelikult ei ole. Et film on selles mõttes niivõrd palju nipsakas, et ta võib kiskuda välja selle ühe hetke sellest majast ainult, et kuna filmi olemus on tegelikult korraga liikuda nii ajas kui ruumis ja ma ei tea, vist ainult mitteteadvus või alateadvus ja ma ei tea, mis töötab sarnasel printsiibil, et filmis on see imelikul kombel võimalik, ma siiamaani imestan selle üle tegelikult. Ja siis võib juhtuda see, et kui väga armuda mõnda majja või objekti ära, et siis sa hakkad seda lihtsalt illustreerima või et tegelikult
ega see kaamera nüüd nii palju ka sinna lisada midagi ei saa, aga kui sa kisud sealt välja, nii nagu alati huvitavad asjad hakkavad juhtuma siis, kui sa viid erinevad asjad kokku või kisud selle elemendi ja paned ta teise tema jaoks ebamugavasse konteksti või tema jaoks ootamatusse konteksti, et siis tekib see dramaturgiline pinge ja huvitav asi, et jah, ma võin öelda, et mul on kindlasti mingitest filmidest jäänud meelde lummavaid maju ja asju, aga ma millegipärast arvan, et need asjad ongi seal kontekstis ja nad mõjuvad seal selliste väljakistutena ja eraldi, kui ma läheks neid vaatama niimoodi iseseisvatena või seal rändama selles majas, siis nad mõjuksid mulle teistmoodi ja võib-olla palju kangemalt. Need on ikka täiesti kaks eri asja, et ei saa tõlkida ühte üks ühele teise keelde. Mul on ka tunne, et film konstrueerib need majad ise tegelikult, konstrueerib need nagu justkui heas mõttes, et ta manipuleerib selle ruumi niisuguseks, nagu ta tegelikult ei pruugi päriselt olla või mis see päriselt on, aga jah, see filmis ruumide kasutamine on ikka väga meelevaldne tegelikult, et see on täiesti, me ilmselt räägime ruumist hoopis teisest slängis tegelikult kui arhitektid ja juba see, et mida optika teeb, et seda teab juba iga koolilaps ka tänapäeval, aga et mingi aeg tagasi see nii elementaarne ei olnud, et kuidas võib teha 20-ruudusest toas 100-ruudust saali ja kõik see, et need on need kogemused, mis sul reaalselt puuduvad kohtudes selle ruumiga. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan, Marko! Aitäh!